1. aprillil meditsiinis jõustunud uued kõrgemad visiiditasu määrad tõid kaasa küberpetturite kõrgendatud huvi Tervisekassa nime kasutamisel. Nimelt hakkas kohe inimestele laekuma erinevaid petukõnesid, kus lubati soodsa hinnaga visiiditasu. See andiski alus seda ametit oma kõnedes kasutada. Selliselt on see kahjuks toiminud tänaseni. Viimase paari kuu jooksul on Tervisekassa infotelefon saanud hulganisti pöördumisi, kus siis inimesed annavad teada, et nende poole on pöördutud Tervisekassa nimel ja mida siis inimestelt küsitakse või mida pakutakse. Pakutakse soodsamat visiiditasu, pakutakse hambaravihüvitise tagasimaksmist või suuremat töövõimetushüvitise tagasimaksmist. Ja samamoodi helistatakse ja öeldakse inimestele, et teie ravikindlustus on lõppemas, selleks, et see jätkuks, siis palun jagage oma isikuandmeid, PIN-koodi ja niimoodi see saab jätkuda. Tervisekassa kinnitusel nemad selliseid kõnesid ka tavapraktikas ei tee. Samuti on siin näide ühest petukirjast, mis saadetud inimestele ja kus lihtsalt on võimalik ära tuvastada, et selle päritolu ei ole autentne. Tõsi on aga see, et teatud personaalsete pöördumiste korral on isik vaja tuvastada ja siis on selleks ikkagi vaja autentimine mingis vormis. Tervisekassa töötajad ei võta inimestega ühendust ega palu nende isikuandmeid ega PIN-koode. Tervisekassa küsib ainult PIN-koode siis, kui inimene on ise Tervisekassaga ühendust võtnud ja palub isikustatud teenust. Tervisekassa ei võta inimestega telefoni teel ühendust ega paku soodsamat visiiditasu või hambaravihüvitist või haiguslehe tagasimaksmist, et need kanalid on ikkagi teised. Politsei andmetel on kahjuks olnud selliseid ohvrid, kes on just Tervisekassa nimel tehtud kõnedega lasknud petturid oma konto juurde ja sellega ka raha kaotanud. Kui me vaatame ennekõike meie poole on pöördutud seoses petukõnedega, on ka kirjad on üldjuhul olnud venekeelsed, aga mis teeb murelikuks on see, et petukõnede puhul, kui varasemalt need olid ainult venekeelsed, siis nüüd on aina rohkem ka eesti keeles ja kahjuks peab ka tunnistama, et see petukõnede kvaliteet on ka kasvavas trendis. No mis on oluline meeles pidada? Petturid meie ümbert ei ole mitte kuhugile kadunud ja Tervisekassa puhul eriti. Tervisekassa ei tee teile kõnesid, ei lõpeta haiguslehte, ei paku mingisugust hüvitist ja muud sellist, ei anna teile võimalust eriarstidele varem jõuda ja visiiditasud võib-olla üldse kuskile miinimumini viia. Nii et olge selles osas tähelepanelikud.